Tere, valgusolemuse kanali kuulajad, vaatajad, jälgijad. Vaatame üle nädalavahetuse energiat. Tuli mulle selline märksõna või fraas, et prügi viib ennast ise välja. Midagi sel nädalavahetusel võib-olla tahab enda tõelist palet paljastada või midagi tahab välja puhastuda. Midagi tuleb pinna alt välja. See ei seostu mulle nii väga konkreetselt inimesega tegelikult. Kuna see on üldine lugemine, siis mõne jaoks see võib olla seotud ka teise inimesega, kes paljastab oma tõelist palet. Aga pigem see võib olla midagi sellist, mingisugune negatiivsus sinu enda sees, mingisugune negatiivne narratiiv iseenda vastu või mingisugune negatiivne harjumus, millest sa oled tahtnud lahti saada või sa isegi ei ole teadvustanud endale, et midagi, mida sa teed, võib sind kahjustada. Ja järsku sa saad sellest teadlikuks, et ahaa, okei, et ma olen midagi sellist endaga teinud või mul on pikki aastaid olnud selline arvamus ja tegelikult see on takistanud kas siis armastust luua või küllust ligi meelitada või mingisuguseid projekte käivitada, sest mul on olnud selline mitte ennast toetav muster. Ja see saab kuidagi välja puhastatud, sest sul käib mingi klikk seest ära või keegi osutab sellele. Ja sul tekib nagu selline selginemise hetk, et midagi saab välja puhastatud ja see on selline, et pole niisti nagu kõrgemalt poolt kaasa aidatud, et puhastub ise ära, nii-öelda nagu prügi läheb ise välja, prügi viib ennast ise välja. Et sul on vaja lihtsalt see ära märgata ja siis juba toimubki mingisugune energeetiline selline paika loksumine või arusaamine, et okei, see mind on nii kaua takistanud, nüüd puhastan välja ja läheb kergema energiaga edasi. Nii, aga maikuu lõpp meil siin see nädalavahetus. Mis see toob meile? Mis energiad on üleval? Mis energiad on kollektiivselt üleval nädalavahetusel? Mis sõnum tahab meile siia kollektiivile läbi tulla? Võta see, mis resoneerub, kui ei resoneeru, ära võtta üldse, eks ole. Nii, kollektiivile sõnum. Loogika ja struktuur. Rääkides siin puhastumisest ja mingite asjade pinna alt välja tulemisest, siis tundub, et väga sellist selget mõistust, sirgjoonelist lähenemist vajavad praegu erinevad olukorrad, sest see tuleb selline lause, sest sa oled iseendale kärbsid pähe ajanud. Sa oled võib-olla iseendale üritanud mingisuguse olukorra, kas siis liiga hulluks kujutleda, sest tihtipeale, kui me tahame midagi suurt ja olulist iseenda jaoks teha, mis on sellised suuremad ja olulisemad sammud, siis hakkab meie hirmutasand seda olukorda veelgi hirmsamaks kujutama meie jaoks. Ja on mõned olukorrad, kus olukord näitab oma sellist negatiivset külge või inimene näitab meile oma negatiivset külge, aga me üritame enda jaoks seda kogu aeg valgeks rääkida. Et mis iganes vabandusi ja õigustusi sellele olukorrale leida, et olen ise liiga emotsionaalne või tal on ka raske ja üritad ikka teisest kogu aeg aru saada, iseendast sa ei saa üldse aru, iseennast sa selles olukorras ei näe ega väärtusta ja siis kogu aeg üritad seda välist olukorda enda jaoks nagu pehmendada ja ennast seal õigustada. Et nagu see on see vale maatriks, eks ole, mis on meil kõverpeeglis, et kui on midagi südamelähedast vaja teha, midagi olulist, mis ühtib meie hingeteega, siis me ei julge, aga kui on midagi toksilist, siis me veename ennast, et sinna jääda.
see kõverpeegel on vaja teistpidi keerata. Ja selle jaoks on vaja hästi selget mõistust, hästi kindlat fookust ja sellist mitte liigselt laiali hajumist. Et ära lase ennast hajutada olulisest. Proovi olla hästi sirgjooneline, isegi otsekohene. Ära karda olla otsekohene ja konkreetne. Ära karda otse välja öelda, kui sulle midagi ei sobi või kui sul midagi tekitab sinus hirmu ja kahtlust. Et tundub, et selline otsekohesus ja sirgjoonelisus ma ei tea, miks ma vaatasin siin järgmist kaarti, on energia neutraliseerimine. Seostub ka kuidagi selle energiaga, et midagi võib nagu veidikene lappe minna või natukene nagu kõikuma lüüa, et ära lase ennast hajutada, ära mine reaktsiooni, eks ole, ära mine emotsioonide pöörisesse, fookus, struktuur, sirgjoonelisus, ausus, konkreetsus. Mida põhjalikumalt tolmu võtad, seda puhtam tuba on, eks ole, et mida põhjalikumalt sa puhastad ära seda negatiivsust, milles sa oled, ehk siis valid ausaid sõnu, oled iseenda vastu aus, näed ennast selles olukorras ausalt ja julged öelda ausalt ka välja, mis iganes vaja öelda on. Seda neutraalsem tegelikult kogu olukord saab sinu jaoks ka olema, sest ei jää mingisugust hägusust, ei jää sinna rääkimata sõnu, ei jää sinna väljendamata tundeid, mis tekitavad ebavajalikku müra. Võimalikult selline sirgjooneline ja otsekohene tasuks olla. Nii, aga vaatame veel natukene süvitsi tarakaartidega, mis on selle järgneva 3 päeva energiat üldiselt kollektiivile, mis meil siin on. Mis meil siin üleval on kollektiivselt? Nii. Sauade kuninganna ja müntide rüütel. Üsna selline kena energia tegelikult, mingisugune kas sa oled midagi algatanud, midagi ette võtnud, midagi tahad nagu käima lükata, sest mingi energia siin läheb nagu liikuma. Mingi energia saab justkui hoo sisse. Sest sa oled andnud impulsi, sina oled andnud mingisuguse impulsi, sa oled astunud mingisuguse sammu, sa oled midagi nagu teinud ja see saab hoo sisse, aga see on hästi aeglane. See võib olla selline, et mille tulemust sa veel ei näe, aga seda on nähtud, seda, et sa oled selle sammu astunud, sa oled midagi käima lükanud, sa oled midagi öelnud, see ei ole jäänud märkamata. Aga see energia seal ümber on aeglane ja nõuab sinust seda mõõkade kuninganna, just see sirgjoonelisus, selgus, no bullshit energia. Mõõkade kuninganna, ta oma mõõgaga lõikab kõikidest illusioonidest läbi. Ei ole siin mingisugust udujuttu nende asjade ümber, mida me siin tegema hakkame ja mida me käima tahame lükata. Hästi siukene. Mulle isegi tuleb selline külm konkreetsus. Sest vahest peab olema külmalt konkreetne ka, ma ütlen ausalt. Mingisugune, natukene vaatan edasi, veidi veider energia on üleval, kuidagi nagu see konflikti energia ikkagi on üleval, millest ma siin räägin, et mingisugune olukord vajab väga sellist
sirgjoonelist lähenemist, mis võib sind panna nagu mõtlema, et ma ei tea nüüd, kuidas edasi. Ma ei tea, mida teha. Ei tea, mida öelda, ei tea, kuidas seda olukorda võtta. Sest midagi sellest olukorrast võib paljastada, mille tulekuks sa nagu justkui ei ole valmis. Ja siis see panebki mõtlema, et ma olin alguses arvestanud, et ma lähen sinna, aga nüüd see olukord, sealt tuleb midagi välja, siis äkki ma peaks hoopis minema sinna siis. Et selline nagu mingisugune kahtlus suuna valimisel tekib või otsustamisel. Oota, mis siin see järgmine rida on? Mõõkade kuningast ka tuleb oma selgusega. Näe olukorra tõelist palet. Näe olukorra tõelist palet. Midagi, mis see on siin? Nagu kiired ja aeglased kaardid on kõrvuti, ma ei saa aru. Mis te mulle öelda tahate? Ühesõnaga see olukord, kus sa võid olla, mis võib tekitada nüüd seda segadust, millest ma siin räägin. Sellest on väljapääs olemas, aga see nõuab sinust tõesti teatud külmaverelisust. Kui hästi sa enda ees seisad. Mitte muidugi inetult, eks ole. Aga niimoodi, et sina oled hoitud. Seekord tuleb enda eest korralikult välja astuda ja piire kehtestada. Aga samas on selline loomisenergia tegelikult positiivne sel nädalavahetusel. Midagi võib oma hoo sisse saada, midagi võib nii-öelda nagu käik sisse, tuleb jälle siuke fraas, et käik on sisse pandud, et asjad liiguvad. Jällegi ei liigu nii kiiresti, kui sa tahad, aga nad liiguvad. Käik on sees, auto liigub. Mõõdukuus, ära kiirusta, ära torma, ära mine agressiooni, ära ole liiga impulsiivne, jälgi natukene olukorda, mis toimub, mis taustal toimub. Jälgi, mis toimub taustal on ka hästi oluline praegu, mida nagu rõhutatakse. Et enne kui sa teed olukorra sees mingisuguse otsuse, vaata, mis on taustal, vaata, mis on selle ümber. Tea oma piire, tea, kui kaugele sina võid astuda ja et sa annaksid nii palju, kui sinu piirides on okei. Et sa ei läheks üleandmisesse. Ja siin võib olla ka see, et keegi jälgib, mida sina teed. Mingisugune kadeduse koht tuleb ka nüüd läbi. Keegi märkab, et sul natukene võib-olla läheb liiga hästi. Ja kellelegi ei pruugi see meeldida. Ja on selline, et tahaks ka nii, nagu temal on. Tahan meile nõuannet küsida. Kus mu head tarakaardid on, kus ma need pannud olen? Ma võtan need. Küsin meile nõuannet nädalavahetuseks, sest tunduvad siin natukene mitte väga kerged kaardid. Nõuanne on see, et ära kiirusta otsustega, ole konkreetne, ole sirgjooneline, aga mulle tundub, et midagi tahab veel siin välja paista. Mis võiks olla meile nõuanne või mingisugune toetav sõnum kollektiivile selles nädalavahetuse olukorras?
jõud on paki all. See jõud on selline energia, mis tegeleb hästi sügavast teadlikkusest, mitte instinktidest, mitte reaktsioonist, mitte agressiivsusest. See energia töötab sinu sügavama potentsiaali pealt. Et märka ja teadvusta seda endas, ära võta seda, mis sul on liiga iseenesest mõista. Just enda väe osas. Nii nõuandena, mis meil siin on. Sauade 7 jää endale kindlaks. Kes siin tahab kõigutada? Erak on ka selline, et ära nagu lase mingisugusel suvalisel müral ennast nagu kõigutada või häirida. Aga see tuleb selline kaart, mis nagu toob sellist, näe, päike on ka jälle mõõkade kuninganna. Ühesõnaga siin võib tulla mingisugune äkiline taipamine, millest ma ka juba rääkisin. Et võib-olla see on see koht, kus olla endas kindel, enda positsioonis, enda väärtuses kindel. Aga mitte niimoodi, et sul on mõõk tuliselt käes ja oled valmis nagu võitlema. Et jõukaart, mis siin paki all on, et see on ka selline, mis nagu ma olen teile enne ka rääkinud, et see stabiilne, vaikne enesekindlus, et tegelik ja õige enesekindlus ei lähe karjuma, et ta on enesekindel ja ma olen kõige parem ja ma olen kõige tugevam, on ju. Ta istub rahulikult oma troonil ja ta ei pea vajalikuks tõestada, et ta on kõige parem ja kõige tugevam. Tal on oma väärtus, kõigil on oma väärtus. Tema teab oma väärtust ja ta ei lase seda nagu kõigutada, ükskõik mida teised ütlevad. Ja päike toob siia sellist nagu seda kergust ja usku, usaldust selles osas, et taustal loori taga nii-öelda meie spirituaalne tiim ka toimetab selle olukorra nimel. Me ei ole jäetud siia täiesti üksi selle olukorraga hakkama saama. Et sind aidatakse, sind toetatakse ja see tulemus, mis sealt välja tuleb, see tõenäoliselt ongi nagu üsna ootamatu positiivses mõttes. Sest siin on päikene. Ja paki all on keisrinna ja karikate kuningas. Väga ilus tasakaal, väga ilus selline õnnekaart on keisrinna. Et olgugi, et mingisugune pingestatud olukord võib tekkida, siis tegelikult, nagu öeldi, vaata, mis toimub taustal, siis tegelikult kõik on kontrolli all, kõik on okei. Ja see lihtsalt tahab sealt midagi paljastada sinu jaoks, mida sa ei ole veel varem näinud. Et see olukord ei tule sind meelega ärritama, vaid see tuleb sulle näitama, et sa oled jätnud midagi kahe silma vahele. Ja see ongi nagu selline spirituaalse tiimi meeldetuletus või tugi sulle, et kuule, vaata sinna nurka, vaata, mis toimub taustal. Tegelikult on kõik okei, aga sa pead natukene sügavamalt oskama praegu vaadata või tunnetada või hinnata seda olukorda. Sügavamalt või siis läbi laiema spektri. Et jällegi katki ei ole midagi, kaotatud ei ole midagi. Vaata asja kaugemalt, ilma mürata, ilma segavate faktoriteta. Ja asjad hakkavad minema ülesmäge, tuleb ka selline lause, et tegelikult on asjad liikumas paremuse poole, aga sul on vaja näha üks nüanss läbi. See üks takistus seal mäkke ronimisel, mida sa ei ole veel märganud. See paljastab ennast. Ja eemaldab ennast ise. Alles siis, kui sa oled seda näinud. Okei. Võt nõnda, selline sõnum meile siia nädalavahetuseks. Loodan, et leiate üles need tõrvatükikesed oma meepurgist, et need eemaldada.
ja et oma magusat elu, oma magusat mett nautida. Olge tublid, mõnusat nädalavahetust ja tšau!